tervitus. Mida me elult vajame? Kas meie inimestel, kes me maailmas eksisteerime, on ikka kõik olemas? Mõni meist saab õnnelikuks, kui tal töö juures tõstetakse palka või näiteks edutatakse töökoha tõstmisega. Keegi tunneb õnnelikkust ja rõõmu siis, kui ta saab teha tööde vahele puhkusreisi. Mis reisi? Ehk võib-olla sihtpunktina Prantsusmaa. Mis asi on see elu õnnelikkus siin elus? Siis õigupoolest. Ma ei tea kohe ka õigesti vastata, kuid vaatame seda elu natuke lahti mõtestatuna. Ehk nii saab asjale ka parima vastuse. Mõtestaks siis õige pisut seda elu lahti ja kui see elu õnnelikkus kuskilt paistma hakkab, siis on hea küll, ma arvan. Kas siis palgatõus, edutamine töökohal teevad õnnelikuks? Vaadates sotsiaalse elu ehk ühiskonna kiiret käekäiku, vaadates inimesi selles niinimetatud ringluses, võiks öelda küll, et teeb õnnelikuks. Väiksema palga ehk laias laastus öelduna sissetulekuga ei taha ikka meie sotsiaalsetes eludes ära elada küll. Pidev majanduslike puudustega mõttemaailm tekib meie hingedesse. Siiski jääb küsimus õhku, kas palgatõusuga või töökoha tõstmise ja edutamisega inimesel tekib kohe õnn ja elus ära tema sotsiaalses majanduses, tema pereelus. Jah, siinkohal on erinevaid arvamusi täis ühiskonna inimeste päid. Aga olgu, võtan asja reaalselt ja endapoolselt välja öelduna kokku. Kellel tegi palgatõus rõõmu, kellel ameti edutamine. Ei ole hetke maailmas kiireid edutamisi ei palkadega ega ka töökohtadega, et elaks ära nii, kuidas võiks olla loodud, nimetades seda siis õigeks ja õnnelikuks eluks. Siiski on ka näiteid, kus ettevõtted suudavad inimese nii õnnelikuks teha, et tema ja tema pere sotsiaalne majandus teeb ikka õnnelikkuse tunde ning rõõmu majja küll. No saime sellel teemal nüüd mõtiskluse ja aruteluga põhimõtteliselt ühele poole. Aga nüüd, võtame käsile elu õnnelikkuse puhkusele minnes. No nii, kas elu võib õnnelikuks teha tööde vahele ülemuselt saadud puhkusaeg, mille ise sisustaks koheselt ka puhkusereisiga? Siinkohal tekib jällegi see niinimetatud hingetunne, mis viitab meie sotsiaalsele majandusele ning seonduvalt ühiskonnas hakkama saamisele. No, kas võimaldab ikka saadud tööpalgast ära käia reisil? Ehk eespool nimetatud Prantsusmaal. Pani peatööle või mis? Et see pole ju Maldiivid. Annab ikka reisida küll, et vahemaa on läbitavam väiksema majandusliku kulutusega kui Maldiivid seal India saareriigi ookeanis. Aga jällegi, et puhkust ka väljaspoole oma koduriiki teha, on vähemalt 2 sorti, isegi 3 sorti neid palgateenijaid, kes õnnelikud, kes raha igat senti arvestavaid, võib-olla poolõnnelikke, võib-olla siis nimetades ka üldse õnnetuid. Aga kui ei saa enda riigistki puhkuse ajal välja, kuidas ära puhata ülemuse ja töökaaslaste poolt tekitatud kiire igapäevane rutiin me hingedes? Tuleb naabriga koos puhkus aiamaaäärsel alal ära pidada ja jah, 2 perekonna peale saab ehk paar kiloses lõkki varraste otsa pandud ja heast lihalõhnast ning maitsest hinged puhanuks lugeda. Õigus,
naaber võib olla ka kapis elava koi kommetega. Ei pane tema oma aiamaa äärt käiku. Isegi ei tule sinu aiamäärsele alale koos sinuga istuma ja end välja puhkama. Miks siis ei tule ja ei tee? Lihtne ja loogiline vastus asjale. Sa soovid selle šašlõki 2 pere peale ära poolitada, aga naabril ju veel vähem palgaraha. Siinkohal ka reisi ja väljapuhkamise, hinge väljapuhkamise teemagi lahti mõtestatud. Mida me elult siis ikkagi vajame? Ikka vajame õnnelikkuse tunnet ja rohkem sotsiaalse majanduslikkuse edenemise tõttu tekkivat paremat enesetunnet. Tänan kuulamast. Siinpool mikrofoni oli oma arvamuste ja mõtetega Kuno Rähn.